Tere kõigile! Suvi on alganud, kõik on haaratud oma tegevustesse ja sellega on ka seotud siin üllatused, mida ei osanud arvata, et miks on tõusnud hinnad puidule ja teistele ehitusmaterjalidele. Mul tekib palju küsimusi seoses sellega, et mis on millega seotud, mis on selle tinginud ja ma tahaks selle üle arutada kellegiga, kes on asjaga kursis. Ja see on ju ka kinnisvaraga otseselt seotud ja metsaga ja mul on täna külas Mati Šmuul, kes on Saaremaa metsaühistu juhatuse liige ja omab kogemusi ka kinnisvaraga tegelemisel. Tere Mati! Tervist! Kuidas sulle tundub see, mis siin suvel algas, et eelmine suvi, kui me siin saime koroonast natukene toibuda, selliseid üllatusi polnud. Millest see kõik on tingitud? Kuidas sulle see tundub kõik? No minu arust see on ikkagi seotud ka juba eelmise suvega see hindade ralli, mis praegu toimub just ehitusmaterjali turgudel, sest et nagu eelmine aasta oli näha, et koroona viis välja kõik tootmisüksused, igal pool kehtestati mingid reeglid, pandi tehased seisma ja mis iganes ja see mõjus ju sügisel kohe ehitusmaterjalide turul. Polnud ei seda materjali toda enam võtta ja praegu on lihtsalt selle jätk. Mul on selline tunne, et see on nüüd tsükkel nagu eelmisest aastast kandunud ka siia, sest nüüd jällegi oli kõik seesama, kõik olid lukus, koroona möllas ümber maailma, tehased seisid ja nüüd ongi see hetk käes, kus juba poolest suvest on ehitusmaterjalid poodidest otsas ja kui uskuda nüüd ja müügimehi, siis teatud, mõtleme kas või seal katuseplekk või soojustus, isolatsioonmaterjalid, need hakkavad müüki alles tulema, kui sa täna tellid, sa saad võib-olla novembris või detsembris kätte. Et selline olukord muidugi on mitte nüüd ehitustegevust soosiv. Ja see viib asja väga kalliks ka veel takka otsa. Vot siin ongi see, et see hargneb ju täiesti mitmeks asjaks. Aga ütle palun seda, et mul endal tundub selline pilt kujuneb, et kuskil tõesti selle seisaku tõttu kogunes siis puudulikkus, materjali puudulikkus, aga kas igal pool on üks põhjus? Kas mujal ei ole niimoodi, et lihtsalt praegu näiteks meil hinnad muudele ehitusmaterjalidele tõusid mitte sellepärast, et nad on raskesti kätte saadud või lihtsalt mindi kaasa selle hinnatõusuga ja tõstetakse lihtsalt hindu, kuna kõik tahavad saada? Ja, see oht on alati olemas ja ma tean, et ka mingil määral puiduturul see on ka toiminud, sest et ütleme, metsa saepalgi hinnad on nüüd ju kardinaalselt muutunud võrreldes eelmise aastaga, praktiliselt kahekordseks muutunud hinnad. Kui eelmine aasta oli siin saepalgi hind näiteks 70 eurot tihumeetrist, siis praegu on 120, 130 seal vahel juba. Et kindlasti see muudab nüüd saematerjali hinda päris tugevalt, aga laod on ju tegelikult veel vana hinnaga materjali täis. Just. Nii-öelda. Aga müüakse seda juba uue hinnaga? Ja müüakse uue hinnaga. Väidetavalt on ju palgi hind tõusnud ja ta ongi tõusnud ja mis siis mitte müüa juba ka seda odava palgiga saadud materjali juba kallima hinnaga. Ja eks see väike spekulatsioon ta on, teenitakse lisaraha sellega, aga midagi teha ei ole. Ma usun, kütuse turgudel on täpselt sama asi, et vana hinnaga on ju sisse ostetud, müüakse juba kallimalt ja kõik lähebki kallimaks, et ja ütleme, eks see kütuse hinnast hakkab ka lugema varsti ka metsa ülestöötamise hinnad ja sealt omakorda lähevad asjad kallimaks, et raske öelda, kuhu me jälle välja jõuame. Aga ütle palun, kui me lihtsalt niimoodi arutleme, püüame asja mõista ette kujutada sihukest lähi- või kaugemat tulevikku sellest, mis praegu kujuneb, et Eesti kontekstis, kas meil on tõesti raske toota palki ja ehitusmaterjali või see ongi see, et hinnad läksid kaasa lihtsalt sellise üldise mujalt tulnud nagu ma arvan, et puidu hind ikkagi oleneb maailmaturust ja nõudlusest, et meie saeveskid ju, suured saeveskid, nad on ju ekspordile mõeldud, suuremalt jaolt kõik läheb ju riigist välja.
ma mõtlen siis saematerjali. Noh, peale selle on igasugu ööveldatud materjalid ja mis iganes puittooted, noh, tahetakse ju küll ja see on ja perspektiiv, et Eestis ikkagi väärindada seda puitu. Sa tead ise, mis on puidu väärindamine. See on ju sinul ka nii-öelda igapäevategevus. Ja kui sa saad nüüd väga kallilt selle materjali kätte, noh, selge see, et ka sinu toodang ju läheb kallimaks sellega. Ja kui palju meil siis koha peal ostjaid sellega veel järgi jääb, ei tea, aga lepingud on sõlmitud ju pikaajalised. Ja kui Saeveskil on leping seal 5 aasta peale näiteks, siis väga raske on tegelikult neid lepingu hindu muutma hakata. Et meil on näiteks kokku lepitud, et 200 euroga ostetakse tihumeeter lauda minu käest ja see on 3 aasta peale leping, siis ma olen sunnitud seda ka 3 aastat andma selle hinnaga. Ja kas praegustes tingimustes siis järgitakse neid lepingu tingimusi? No see on nüüd kahepoolne asi, eks ju, et kui nüüd ostja on nõus nii-öelda seda lepingut muutma. Mina kui müüja, ma olen sunnitud nagu omapoolne ettepanek tegema, et ma ei suuda sulle enam tarnida, kuna siin on asi nii, et palgihind on nii kõrge ja ma pean tõstma välja tuleva materjali hinda. Sa ostad sisse ju kallimalt näiteks, eks ole? Jah, aga ma mõtlen ka seda, et näiteks nüüd ostja seal kusagil Inglismaal näiteks, temal on veel omakorda ostjad, kes tema käest jälle midagi ostavad. Ja kui temal tekib nüüd see vaakum, et tal ei olegi müüa midagi, siis ta on lihtsalt sunnitud rohkem raha välja käima. Ja see ongi selline pall hakkab veerema, et kõigepealt me ei saa osta siin materjali või noh, me ei saa täita lepingut, kuna meil ei ole palki, et me ei suuda enam palki osta. Nii, siis küsime ostja käest, et aga me peame sulle ju müüma, aga sina pead nüüd meile rohkem raha maksma, sest et ma ei saa sulle muidu müüa ja hakkabki see pall läheb lõpptarbija kusagil, ei tea kus Euroopas või Aasias, Ameerikas. Noh, eks temal läheb see asi kallimaks, aga see vahelülid kõik tõstavad seda hinda tegelikult, et mitte ainult siin, et nüüd metsaomanik saab rohkem raha oma palgi eest, vaid see läheb kõik edasi, et metsaomanik saab rohkem raha, Saeveski saab rohkem, edasimüüja saab rohkem, lõppladu saab rohkem ja omakorda siis, kes selle puidutüki lõpuks ostab ja endale koju viib, tema maksab selle kõik kinni ju tegelikult. Põhimõtteliselt lõpptarbija on see, kes kannatab, eks ole, kõige rohkem alati. Aga ütlevad, mul tekkis siuke küsimus, et kuidas on lood sellega, et näiteks siin on hindu tõstetud ju mitte niimoodi, et siin kord kvartalis või kord poole aastal või siin kõik ühe kuu jooksul toimub. Praegu on jah niimoodi juhtunud, et 2 korda on lausa hinnad tõusnud. 1. juunist tõusis ja nüüd 15. uuesti saepalgi hinnad tõusid. Ja rääkisin siin möödunud nädalal just meie oma kohaliku Saaremaa puiduettevõtjaga Sandla Puit. Noh, nemad teevad ju Saksamaale aiamaju, ostavad praegu põhiliselt materjali Imavere Saeveskist. Ja kuna Imaveres on hinnad nüüd nii kõrgest palju tõusnud ja kõrgeks läinud, nad ütlesid, et nad ei suuda enam selle hinnaga seda materjali osta, et neid maju edasi teha, sest temal on ka leping ja majade hinnad on paigas ja Saksamaal ongi nad paigas. Kas need ongi nüüd need kõrvalnähud, nagu öeldakse? Jah, need hakkavad nüüd tulema ja kuhu see nüüd võib välja jõuda, seda isegi keegi ei tea, sest et kui need lepingud hakkavad nii-öelda minema lõhki, et neid ei suudeta täita, siis on kindlasti advokaadid, kohtud, nõuded, mida iganes. Kahjutasud ja kuhu see asi välja viib, see võib viia väga, väga katastroofilise olukorrani, et lihtsalt meie puidutsehhid ja tööstused panevad uksed kinni ja lähevad pankrotti. Et see võib ähvardada, eks? See võib ähvardada, jah, aga no ma ei usu, et see nüüd on tingitud kusagilt pahatahtlikult, et näiteks kas Hiina või kuskilt keegi nüüd üritab meie puidu või Euroopat ära nullida, eks ju, et ise toimetada, sest paraku peab ütlema, et praegu idapoolne turg, Jaapan, Hiina, nad võtavad tohutul kogusel siitpoolt puidumaterjaliga. Et ostetakse sisse? Ostetakse, jah. Et see on nagu hea mõnes mõttes, kui rääkida materjali sisseostust.
aga ütle palun seda, sa osaliselt juba mainisid neid lepinguid, et näiteks kevadel on paljud ehitusfirmad võtnud endale ehitusprojekte, sõlminud lepinguid, võtnud raha, kujundanud hindasid ja nüüd nad on sunnitud sisse ostma ehitusmaterjali oluliselt kallimalt. Kas see võib tähendada seda, et mõned projektid jäävad lihtsalt toppama või lähevad lihtsalt kallimaks, aga kui näiteks mõni see tellija on arvestanud teatud eelarvega, mida ta praegu näiteks ei suuda enam vedada, võttes arvesse, et mingisugune 30% on läinud kallimaks, mis sellised olukorrad võivad tähendada? Selliseid olukorda sinu arvates? Selliseid võib tekkida, sest lähme aastasse 2008-2009, kui oli see eelmine nii-öelda see kinnisvara mull lõhkes nii-öelda. Tean siin Kuressaareski, kuidas EBC ehitus oli üks tubli ehitusfirma, oli peatöövõtja ja tekkiski selline olukord, et ta ehitas maja valmis. Tellija ütles, et temal ju raha pole maksta. Aga ehita ikka maja valmis, sa saad 3 korterit sealt majast endale ja tee nende korteritega siis, mis sa tahad, müü maha või Naturas. Täna see maja töötab, ta on välja müüdud kõik ja kõik on tipp-topp, aga EBC läks pankrotti kõige selle täiega ja ma ei tea, mis nendest korteritest sai, kindlasti läks see ka pankrotivaraks, eks ju, ja ta ongi selline jällegi üks ringliiklus nii-öelda, et üks hävib, teine algab, keegi saab kasu sellest, paljud kaotavad. Aga kui me püüame niimoodi panna vasakule paremale, kes enamasti saab kasu ja kes võib olla kaotajate hulgas? Ma arvan, et pangad väga kahju ei saa. Et pangad jäävad võitjateks igal juhul, eks ole. Temal on laenanud raha ja tema saab selle ükstuda kõik, kuidas ta selle kätte saab. Või nad saavad endale võlgnikud või need, kes maksavad ära. Emba kumba. Sest ka pankrot on ikkagi ju teatud mõttes rahade liikumine, sest firmadel on varad, need müüakse maha, eks ju. Kas saavad kinnisvarad teistele müüki? Kõik. Eks ole, et päris ütleme, oma rahakoti peale ju ei kallale ei tulda, kui ei kuulutata välja seal näiteks eraisiku pankrotti. Ma olen ise olnud siin metsanduses ju ka nii-öelda peksupoisi rollis. Ehk siis... Kuidas sul õnnestus? Kuidas õnnestus ta niimoodi, et sõlmisime metsaomanikuga lepingu, et me teeme teil metsatööd ära kõik, nägime enam-vähem selle rahasumma ka ette, mis sealt võiks tulla sealt raietest. Ja tellisime siis ühe metsafirma seda tööd tegema. Ka meie kohalik Saaremaa firma oli hästi sula ja selge jutuga noormees oli seal siis töödejuhataja, kes seda asja kamandas. Töö tuldi tehti ära. Tööga võis rahule jääda, aga raha ei saanud. Puu müüdi ära ja mitte üks penn meile raha ei laekunud. Väidetavalt, et on rahalised raskused firmal, mida me tegelikult ennem ei teadnud ja pole ju seda taustauuringut ka teinud nii väga iga firma kohta, et teadsime, et ta tegeleb ja asi läheb hästi. Et heas usus? Heas usus, täpselt nii. Aga millega see lõppes? Kas sa pidid ise vastu? See lõppes ka niimoodi, et asi läks, andsime kohtusse, me saime kohtus võidu, maksime hulga raha muidugi selle eest, et see võid saada. Määrati siis sellele firmale ka need kahjunõuded, mida oli vist kokku 44 000 eurot. Nii-öelda seal olid siis need saamata jäänud tulud ja kõik muud kohtukulud ja kõik kokku. Aga firma läks pankrotti ja pandi ta varad müüki. Tal oli päris palju metsamaid ka kokku ostetud. Muidugi läbi raiutud kõik ja niisugused nii-öelda laibad. Aga nendel ka mingi väärtus. Ja siis hakati neid, pankrotihaldur määrati asjale juurde, hakati neid asju müüma ja esimesel kohal, seal on nüüd see asi, et kes jõuab kinnistusraamatusse ennast nagu ennem teisi märkida. Ja riik on ju seal ka kohe niimoodi saamas, ütleme maksuvõlad igasugused, mis riigile on võlgu jäädud. Esiteks pank oli pannud keelumärked ju kõigile peale, kõigile kinnistutele, et müüa ei saa neid ilma tema nõusolekuta, kuna pank tahtis oma raha kätte.
ja seal panga nõue oli vist 470 000 eurot. Tema osalus nagu põhimõtteliselt. Just. Noh, seal olid masinate ostud ja kõik, mis liisitud olid, eks igasugu metsatehnika ja põhiliselt oligi panga teema see. Aga siis need maad veel ja noh, arvestasime kokku, et see raha umbes, mis nende metsamaade müügist võiks tekkida, ongi see 450 000, mis pangal on saada. Ja see tähendab seda, pank sai enda raha kätte, riik jäi ilma ja kõik eraisikud jäid ilma. Aga kuidagi proportsionaalselt ei oleks selle sama kohtu kaudu õiglane seda jaotada? Vaat ei ole, sest et kohus määrab nüüd teatud asjad ära, aga kohus paneb ka selle pankrotihalduri paika, kes hakkab nüüd tegelema selle pankrotivaraga. Ja paraku ma ütleks, et need pankrotihaldurid ei ole kõik päris õiged haldurid. Nemad on kuidagi mõjutatavad. Nad ei teosta seadust õigesti nii nagu võiks või peaks või nad on kallutatud kellegi huvide poole? Just täpselt, nad võivad olla kallutatud ja nad ei ole nagu müügimehed selles mõttes, et nad ei ürita maksimumi võtta sellest, mis oleks võimalik. Et ta on selline bürokraatliku masina kahjuks küll. Kes lihtsalt püüab ka mugavusi mingisuguseid otsida. Sest kui meil oli tegu 50 maaüksusega, siis tekitati mingisugused suured kogumid, pandi need korraga müüki. Noh, selge see, allhind oli nii kõrge, et keegi ei jõudnud, küll ei tahtnudki osta neid. Naabrimehed oleksid kindlasti ostnud oma maa kõrvalt üht-teist ära. Aga kuna see võimalus puudus, sest mulle pandi terve valla tükid korraga ette, et osta ära, eks ju, ja maksa selle eest 200 000. Noh, selge see. Nurjus esimene kord, siis lasti hind poole võrra alla, jälle nurjus ja kolmas kord lasti jällegi alla ja siis osteti kõik ära. Ja siis ostsid metsafirmad ära juba need maad. Niimoodi läks, et põhimõtteliselt see on üks selline võimalik stsenaarium, mis kaasneb selliste olukordadega, kus mingi hetk firma ei suuda ennast majandada ja siis võivad kannatada need, kes on temaga seotud. Laenuandjad, jah, või ütleme siis niimoodi. Kes on seotud rahaliselt või kohustustega. Aga kes saab veel sellest kasu? Kui me niimoodi räägime, metsaomanike võimal, kuidas ütleme praegu, kui metsaomanikud, eraisikud, firmad. Ja, tuleme tagasi nüüd tänasesse päeva ja mõtleme seda, kui metsapuidu hinnad on kõrged. Kindlasti saab metsaomanik kasu sellest. Ma olen teinud kalkulatsioone siin, vist 1,5 aastat oleme teinud ühe ja sama metsatüki peale kalkulatsiooni. Kogu aeg metsaomanikuga suheldes niimoodi, et nii, täna sa saaksid oma metsast nii palju raha, nii läks paar kuud mööda, hinnad muutusid, täna sa saaksid nii palju raha ja nüüd ma tegin siis juunikuus juba talle 2 kalkulatsiooni. Kuu algul, kui hinnad muutusid ja nüüd, kui eile just ma sain omanikuga ka kokku ja ma võiks öelda, et me lõime käed, et me hakkame tema metsa majandama. Sest hind on praegu selline, et 1,5 aasta tagusest on ta 2 korda kõrgem. Inimese tulud muutusid, ütleme siis 20 000-st 80 000-ks. Ja no, mida me siis ootame tegelikult? Et ehk hakkavad hinnad langema. Ei, kui teha siis praegu. Et põhimõtteliselt sinu soovitus metsaomanikele oleks selline, kui ma olen õigesti aru saanud, et kui te arvate, et teil on mets, mis on raieküps või te olete kaalunud tema müüki, siis see on üks nendes hetketes, kus võib tulla lagedale pakkumisega. Just täpselt. Ma muidugi ei soovitaks siin maa kui kinnisvara müüki, aga kasvava metsamüüki kindlasti. Et see on see, et sa just müüd kasvavad metsa, see tähendab mida? Puitu, maa pealt. Just, aga kas võib-olla keegi ei tea, et see tähendab seda, et sa tellid selle firma, kes ostab selle ära, et ta võtab selle maha, eks ole? Jah. Aga mitte, et sa müüd selle koos maaga ära? Ei, üldiselt jah, mina kui metsaühingu inimene olen küll seda meelt ja kogu Eesti Erametsaliit, kes meie ülemad on seda meelt, et maa peaks ikkagi jääma metsaomanikule.
sinna kasvab uus mets peale, ta on jälle mets, aga kui sa müüd koos maaga ta ära, siis ta on läinud ja sa ei saagi teda ju tagasi enam, et parem hoia ikka endale. Aga mis sa arvad, see olukord, mis siin praegu kujuneb, kuidas ta võib kujuneda, mis puudutab hindade osas, kas on mingisugust seaduspärasust, mis on varem ennast kuidagi näidanud, mille alusel võiks prognoosida, et ikkagi hinnad tõmbavad tagasi, kas mitte samale võib-olla tasemele, aga ikkagi näiteks sügisel, kui see ehitushooaeg saab otsa ja kuidas see majandus võiks välja näha, kas see turgutab seda ikkagi, võib-olla ka mõned ettevõtted lähevad selle hinnatõusuga kaasa, et natuke kompenseerida oma kahjusid, mis koroona neile tekitas, et nad saavad siin suvega võib-olla selle käibe ehitusmaterjalidega, mis neile jäi saamata. Ja. Ei kindlasti, sest ütleme, metsandust nii väga võrdse see koroona pandeemia üldsegi ei seganud. Segasta teatud alasi küll metsandus, ehk siis neid kaasa aitavad valdkondi, näiteks masinate varuosade tarned aeglustusid, polnud midagi võtta. Tarnehäired tekkisid. Kui sul ikkagi masinad läksid katki, siis nad olid pikalt katki. Aga muidu sellist metsatööd nad ei sega, sest inimene on ju metsas üksinda oma masinaga, tal ei ole mingit kokkupuuteid seal teiste ja kolmandatega ja suht vähe on metsandussektoris seda haigust nagu levinud. Aga kui me räägime sellest hinnast metsale, kuidas see võib välja näha näiteks perspektiivis, kas see võib langeda? Jah, nagu ma ütlesin. Mingid reeglid, seaduspärasused. Seaduspärasus on jah, see sinusoid, et üles-alla, eks ju, hakkab see hind liikuma. Ja, aga nüüd see aeg, et mis aegadel ta liigub, ütleme nii, 2016, 17 olid ka hinnad tõusid, siis langesid. 2-3 aastat on see ikkagi langus olnud, siis jälle on tõus nagu praegu. Et sellise tsüklid jah, võib-olla siin 3 aasta peale võib-olla on. Aga arvatakse praegu seda, et enne septembrit, oktoobrit hinnad ei muutu ja nad võivad muutuda küll, kui tuleb tugev talv. Tähendab, siis läheb see metsatöö väga intensiivseks ja puiduga ujutatakse lihtsalt saeveskid üle, nad ei suuda seda enam ära tarbida ja siis hakkab hind uuesti langema. Ennem ta langema ei hakka. Aga see on väga hea tähelepanek, mis sa mainisid, et see praeguse olukorrast meenutab mul seda maskide lugu, et maskid siin olid igal pool mingi sentidega hind, aga siis kui nõudlus tekkis, siis kuni 5 eurot oli maski. Aga praegu see on nagu praht. Kuskil antakse sulle kaasa tasuta neid desovahendeid ja maske, sellepärast, et üks hetk oli nõudlus, mida ei suudetud rahuldada ja nüüd on see pakkumine, mis ületab igasuguse mõistliku nõudluse. Kas siis võib olla siis sama skeem põhimõtteliselt? See võib kindlasti olla jah ka metsanduses, sest et kõik oleneb ilmastikust ju meil, et kui on hind kõrge, siis muidugi iga ilmaga üritatakse metsa minna ja see tähendab seda, et rikutakse teid, rikutakse seal infrastruktuuri, mida iganes, kannatab mets ise, kannatavad masinad, ühesõnaga teede olukord halveneb, teed pannakse kinni seal teatud ajaks, võib-olla hoopis sa ei saagi kuskilt ligi ega kõik hakkab nagu, ühesõnaga hakkab selline võitlus, et kes mida. Et kes saab, kes ei saa. Aga ma tahaksin ikkagi, et sa ütleks oma arvamuse, kes kannatab selles olukorras. Metsaomanikud võivad võita, pangad saavad, ilmselt edasimüüjad spekulatsiooniga võidavad, eks. Aga kes on see kannataja selle olukorra jaoks? Ma mõtlen praegu tootjat kui sellist. Kas tootja on nüüd kannataja või võitja? Tootjal on tellimusi palju. Kui ta ei suuda tellimusi täita, siis ta on kaotaja. Aga kui ta saab hakkama oma asjadega, siis ta on samuti võidumees. Et põhimõtteliselt see ju on otseselt seotud ka tootmisega, eks ole? Et mingisugune tootmissektor saab endale suure auru taha, suured tellimused
ja kõrgemate hindadega saab seda müüa. Ja, noh, kui annab hindu läbi rääkida, aga noh, eks seal ole ikkagi hindadel väike selline puhvrivahe ka, et ei panda kohe lukku niimoodi, et hind on see ja rohkem mitte midagi, et ma arvan, et alati on veel mingi väike 10-15%, noh, keegi peab oma kasumist natuke vähendama. Mängima nagu selle mänguruumi. Just, jah. Aga siis põhimõtteliselt jääb mulje, et pidu on kõikide jaoks. Ja, ta võib lühiajaline olla, aga tuleb pidutseda. Kui pidu on, tuleb pidutseda. Aga ikkagi, kui me püüame seda, kuskil seda, noh, sihukest, nagu öeldakse, igal asjal on kaks otsa. Mis see halb asi võib olla? Kas ta on paigutatud kaugemale, sihuke kaugem tagajärg, mis võib oodata meid kõiki, kes praegu pidutsevad, või kuskil nende inimeste vahel on ka keegi, kes ei saa kasu näiteks? No kindlasti on nüüd, kui nüüd looduse poolt vaadata, siis meie roheline mõtteviis saab võib-olla kannatada natuke. See on väga asjakohane sellest rääkida, see kuidagi jätakse kõrvale. Aga mida, kui kokku võtta, mida siis täpsemalt, et lihtsalt saab kannatada meie mets? No pigem kasuahnus, jah, noh, ütleme niimoodi, et jah, ütleme ikkagi metsafirmad ju ja firmad on põhiliselt ju kasumipõhised ja teenivad omale kasumit ja see viib nagu edasi, arendab neid. Ma ei saa ennast siia kahjuks liigitada, me oleme MTÜ ja me otseselt ju dividende ei teeni, me dividende omale ei jaga, me võime küll kasumit teenida ja seda oma nii-öelda arenguks ka ära kasutada, aga MTÜ ei ole selline ühing, kus me saame dividende jagada oma nii-öelda liikmetele. Me võime teha mingeid muid üritusi ja asju, aga paraku riigiseadused seda ette ei näe, et me jagaksime ka kasumit. Et te jääte siis sellest peolauast niimoodi asjatundliku pealt vaataja? Jah, konstateerime fakti, et kõik on hästi. Selge, aga tead, mul on siuke tunne, ma vist leidsin, kes on kaotaja. Kaotaja tegelikult sa mainisidki seda lõpptarbijat, kes peab selle kõik söögilaua kinni maksma, need kõik tordid ja šampused. Ja minu arust nende seas on ka need, kes lihtsalt näiteks plaanisid ehitamist ja lihtsalt nördimusega tõdevad, et ta ei ole võimeline kas edasi viima või alustamas sellepärast, et see ei ole tema plaanitud eelarvega vastavustes. See on õige. Mul on omal üks väike põrand valmis, mis vist jääbki praegu põrandaks, sest et seinu ja lagesi ja katust ka peale ei saa, et lihtsalt ongi see rahaline võimekus ei luba seda. Ma arvangi, see ongi see, et need inimesed, kellel on see piiratud, kes loevad kopikat, siis nad jäävadki seda kopikat lugema. Et selle koha pealt ikkagi on. Aga see, ma arvan, lihtsalt teadlikkus selle juures, kõige sellest on tähtis, lihtsalt aru saada, mis toimub ja olla arukas ja mitte kaotada pead, sest me oleme saanud ju neid valusaid kogemusi nende kinnisvara buumide ja asjadega. Aga kuidas sulle tundub, kas see kinnisvara turgu ja kinnisvara kallinemisega see on seotud lähitulevikus või mitte? Kui ehitamine läks kallimaks, kas tähendab seda, et juba majad valmivad kallimalt ja müüakse kallimalt? Ja siis sealt tagant järgi läheb see vanem korter, kasutatud korter juba lihtsalt kisutakse sinna hinnakategooriasse lähemale. Ma vaatasin siin ju televiisoris ka üks päev, targad mehed rääkisid sellest, et kui hästi Tallinnas seal müügid lähevad linnaäärsetes piirkondades ka, et maja ei ole veel ehitama hakatud, aga juba projekti järgi müüakse kortereid. Tore on, kui ma sain osta omale korteri, mida veel ei ole, aga kas ta tuleb? Siin nüüd tekibki see teema, et kui need majad on alles poole ehitusjärgu peal, ja eelarve kõik on kinni makstud, välja makstud. Ja ongi ettemaksud ära tehtud. Arvestades seda hinda, mis oli. Mis oli, just. Et see võib küll väga karmilt kätte maksta, et nagu näha praegu see ostubuum muidugi on ka hullumas, sest et ma jälgin siin ka Saaremaal neid kohalikke kuulutusi ja vaatan, kuidas siin just maamajade müük läheb, siis mõni maja tuleb müüki ja järgmine nädal ta on juba müügist maas või bronn peal, et tohutult elavnenud.
sest kui ma ise kinnisvarast töötasin siin 2000-ndate algul ja keskel, siis oli täpselt sama hooaeg jälle, et läks hinnatase hakkas tõusma, rahval äkki oli palju raha, pangad muudkui surusid seda raha kätte inimestele, et võtke laenu, võtke, tulge, ostke, tehke, null, mitte midagi ei maksa, eks ju. Ja praktiliselt, ma tegelesin rohkem maamajadega, mind need korterivärk eriti ei huvitanud, pole elades linnamees olnud, sellepärast ma ei tunne seda teemat ja ma ei tea, mis see korter üldse ongi. Aga maamajad, see on nagu hingelähedane selline, et vanad talumajad ja sa näed küll, et seal on see ja teine ja kolmas viga küljes, aga ikkagi ta on nagu hoopis midagi muud ja osteti ja ostsid soomlased sel ajal, ostsid eestlased, ostsid mandrirahvas tuli Saaremaale suvilateks omale ja ütleme nii, et praegu on sama seis, et jällegi on väga minev kaup, on see just see looduslähedane selline maa teema. Aga mis oleks praegu sinu enda siuke, kuidas öelda, oletus ikkagi, on see pigem kasulik, kui me üldistame juttu, et on see pigem kasulik ja aitab meil toimuda otsest koroonakriisi nendest seisakutest, mis majandust natuke kärpisid. Kas see võib meid välja tuua? Teatud valdkonnad kindlasti, ütleme praegu turismindus, mis ma selle kohta oskan öelda, rahvas liigub, turistid käivad jälle, päästab, söögikohad töötavad, käisin ise Kuressaares siin just laupäeval või eelmine laupäev, istusin ka mõnes välikohvikus ja tõesti kena ja lahe ja mõnus, soe ka. Aga ma mõtlen, see on väga tähtis, mis sa mainisid, see on niisugune meie elu lahutamatu osa ka, mis toob sisse, viib välja. Aga ma mõtlen just seda ehitussektorit ja see näiteks, et pood pani seal 30% või 100% juurde, ta saab rohkem raha, maksab makse rohkem, et tuleb nagu majandusse rohkem seda käivet. Sellest, et turismindus, kuigi veel ei ole, ma arvan, toimunud nii nagu omas ulatuses, nagu ta oli varem. Aga võt see ehitussektor ja puiduhinnad, ehitusmaterjalide hinnad, need on praeguse olukorra juures ebaloomulikult kallid. Käisin hiljuti Reta puiduhoovis ja enne imet lauamaterjali suht vähe. Et varikatuse alused, kus ikka ma olen harjunud nägema, et on maast laeni nagu staabeldatud täis seda igasugu sortimenti lauda, kus on üks pakk, kus on meetri kõrgune pakikene, kus on tühjus, et tegelikult ikkagi praegu tundub, et võib-olla osad materjalid on siiski veel nagu vanama hinnaga ja odavama hinnaga, et praegu ostetakse julmalt kõik ära, mis on laos. Laoseisud lähevad ikka päris alla ja vaata, see ongi vist igal pool nüüd niimoodi, et kuna laos enam midagi eriti varsti saada pole, siis hind hakkabki tõusma ja ka tõstetakse seal hinda, mis nagu natuke korrigeerib siis seda, et midagi on ikka, peaks ju müügis olema ja kui te tahate, palun tulge ostke väheke kallimalt, aga see on ja saate. Et jah, kas ta siis selle hinnaga ka aus on müüa, seda ma ei oska öelda ja alati ei pruugigi olla. Ma mäletan endast väga hästi seda aega, kui krooni pealt läksime üle eurole. Ei, valetan. Rubla pealt kroonile. Võt, ma olen nii vana mees. Ja ma olin siis Sikassaares, olin puidutsehhi juhataja. Ja puidutsehhis, nagu ikka, meil toodi Arhangelskist, meil oli side Arhangelskiga. Lõime ühisfirma Saaremaa Arhangelsk ja seal oli lausa aktsiaselts meil tol ajal. Aasta oli siis 92 ja tulime suure Volgapalt laevaga, siis iga suvel toime 3000 tihumeetrit saematerjali sealt sisse Eestimaale, Saaremaale. Ja kes olid põhilised ostjad, olid kolhoosid. Kolhoosid ehitusvalitsused, kes ehitasid oma maju asju ja muidugi meie oma puidutsehhi läks sealt materjali ja üldiselt see 3000 tihu, see kadus suvega niimoodi ära, et ei olnudki seda enam. See lihtsalt osteti järjest ja siis oli sama asi, et laoseis, kui siis olid mingid jäägid jäänud, ma tean, need olid ju Venest tulnud, nad olid natuke ikkagi odavamad sel ajal ka sealt poolt tuues ja ümberhindamine oli, siis oli niimoodi, et mul 2
oli võib-olla seal kuskil 20 rubla oli ennem 1 tihumeeter materjali, siis maksis 2 krooni. No ja siis tuldi ja osteti mu käest 100 tihu, sest see 2 krooni ei olnud ju mingi raha, eks ju. Ja ostetigi ära nii, et mul ei olnud enam mitte midagi lõpuks müüa. No loodame, et nagu öeldakse, peaasi, et elu liiguks, ei seisaks ja heas usus loodame, et kõik läheb hästi, lõpeb hästi ja nagu ütles mu üks tuttav Pime, elame näeme.